Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna kuulete Neeruti seltsi taskuhäälingu 17. saadet ning meie saatekülaliseks on Harald Eduard Rahupõld, kes on juhatanud nii Rahvamaja näitetruppi kui ka toimetanud Kodukanti. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tervist! Tervist! Tere! Te olete sündinud 1954. aastal, aga kust te pärit olete? No pärit olen ma, võib öelda, et naabervallast ehk praegusest Vinni vallast. Peaaegu naaber. Aga sel ajal oli ta, minu sünnikoht oli Roela vallas, mida praeguseks enam ei ole. Ja 64. aastast möödunud sajandil sai minust siis kadrinlane, kui ema sai siia kooliteenijaks tööle. Aga edasi käisin ma Rakvere internaatkoolis, kuhu ema mind oli pannud ja sinna ta mind jättiski. Kuna Rakveres oli nii-öelda üksikemadele soodustingimused tol ajal ja praktiliselt riigi ülalpidamisel, siis ta jättis mu sinna ja klassikaaslased jäid ka kõik sinna. Ilmselt ei olnud otstarbekas ja bussiliiklus oli ka tol ajal päris hea, nii et laupäeviti sai kodus käia, laupäeviti, mitte reede õhtul, vaid laupäeviti, siis oli 6-päevane töönädal koolides ka. Ja koju sai alati tulla kerge vaevaga. Sirget seminari tänavat pidi Rakveres ja bussijaama ja sealt siis Kadrinasse. Aga see ei tähenda seda, et Kadrina jäi nagu eemale, sest pisike poiss, nagu ta abistada sai, abistas ema siin koolimajas ja pärast tema sai internaadi kütjaks. Siis sai ahjusi kütta ja kivisütt tassida ja põlevkivi ja sellised kütmisvahendid olid toona. Ja kuhu te peale Rakvere koolis käiku edasi suundusite? Siis ma tulin tõesti Kadrinasse. Ma kuskile kõrgkooli ei pürginud. Ei, siiski. Ma viisin paberit Tartusse, inglise filoloogiasse, aga lõin põnnama ja ei läinud enam eksamitele, sest dekaan ütles, et kuulge noormees, te võite ju briljantselt eksamit teha, aga teiesuguseid 5-ga lõpetanuid või 4-5-ga on meil küll ja veel, nii et ei pruugi sellepärast, et teil on keskmine hinne kehva võit, et sisse saadagi. Ja siis ma veel paar kuud kodus õppisin ja siis palusin dokumendid tagasi saata ja nii ta läkski, et see läks luhta. Aga siis ma tulin siia Kadrinasse, EPT-sse, toonasesse tööle, ehitusele. Ja saingi üle aasta siin ehitusel töötada ja siis oli töölisnoortele selline soodukas, et võisid läbi 0 ehk ettevalmistusosakonna sisse saada ja üks klassivend soovitas, et mine seda proovima kultuurharidust siis tollale. Ja siis ma läksingi ja pärast 8 kuud oli see ettevalmistus.
seal olid mõned lõpueksamid, mida pruukis lihtsalt ära teha ja ilma mingisugune täiendava konkursita. Oli sees. Kas te võib-olla mäletate, millised need eksamid olid? No need olid, no seal oli natukene juba näiteks lavakõne ja väikesed režiiharjutused juba ja erialane näitejuhtimine. Ja loomulikult kirjand, kui traditsiooniline või nagu praegu öeldakse essee, eks ole. No siis ja ega rohkem ma ei mäletagi, et eriti oleks olnud. 1974. aastal tõi Haljala näitering lavale teie näidendi Abstinent, mis oli ka teie diplomitöö. Millest see näidend kõneleb? Esiteks ei olnud 74, see oli nõksu varem. Ei, vabandust, see oli nõksu hiljem, sest 79 sai lõpetatud see peda ja see oli 78 vähemasti, kui see diplomitöö teoks sai. See oli Leedu autori, mitte minu tükk ei olnud see. Leedu autori Kaasissaaja, keda on hiljem ka päris mitu korda mängitud ja üks kolleeg siin Rakveres, Tiit Alte, on vist minu teada mõne tükki toonud. Aga jah, see oli diplomi lavastus Haljala näiteringiga. Haljalas ma olingi praktikal ja seal oli väga tugev näitering. Ja toonased tegijad seal Aino Paju ja Harri Veldi olid tugevad. Harri kirjutas isegi estraadi ja niimoodi. Ja siis ma sattusin sinna, või õigemini tahtsingi sinna ilmselt praktikale ja diplomitöö sai siis nendega tehtud. See räägib loo ühest mehest, kes tahab hakata karsklaseks. Tal on probleeme alkoholiga muidugi ja siis üritab ta nii-öelda uut elu alustada, aga kes saavad takistuseks ja mis? Tema lähimad sõbrad. Laias laastus niimoodi on see süžee. Et kuidas ta siis oma sünnipäeva peab ja millega see lõpeb. Küllalt traagiliselt osalt öeldes. Ja koomilist on seal ka palju, tragikomöödia tegelikult ja selline ühevaatuseline. Ja sellega me käisime ka ringi pisut. Üks mängukoht muide oli Haljala restoran, kus läks päris hästi see tükk ja pärast nad mängisid veel nii-öelda iseseisvalt ka teda veel päris mitmeid kordi. Aga niisugune see oli ja siis, kui sai juba Kadrinasse tuldud, siis sai siin ka paar-kolm tükki lavastatud toonase siinse näiteringiga. See on juba pikem jutt, jah. Aastatel 1979 kuni 90 juhatasite te Kadrina rahvamaja näitegruppi. Jah, päris tervenisti nüüd, nii palju kui me teha saime sel ajal. Millised näidendid teile sellest meenuvad? Autoreid mul nagu ei olegi meeles. Oli üks poolaka tükk, mees kirjus ülikonnas, ma mäletan. See oli 4 inimese tükk. Ja seal olid juba nii-öelda noorem generatsioon. Seal oli paar õpetajat naisosades ja siis oli ühe nendest õpetaja abikaasa ja siis oli veel üks meesterahvas, nii et 2 meest, 2 naist. Ja siis oli üks tükk, mille nimi oli Pulma aastapäev. See oli umbes samalaadne
aastapäevapidu, kus paar on juba kaua aega koos elanud ja siis järsku ilmnevad igasugused nüansid, mis senimaani pole nagu ilmsiks tulnud, aga siis hakkavad rolli mängima. Jah. Noh, siis oli muidugi nii-öelda portfellis oli neid tükke veel, mida me alustasime, aga ei suutnud lõpetada või noh, igal juhul nii neid oli. Kas ta nüüd nii kaua oli? Ma natuke kahtlen, aga võib-olla tõesti. Aeg läheb ruttu iseenesest. Kui te Kadrina rahvamajja tulite tööle, et Ja. milline ta siis oli tol ajal? Noh, aimata võib, et mõnda sellest on tänaseni säilinud, maja ise muidugi. Aga eks muidugi, no kuidas ma ütlen, eks ta oli vana ja väsinud, nõukogu tingimustes kannatanud, remonti oodanud. Siin teisel korrusel oli raamatukogu kunagi. Siis naised tassisid aga kaussidega vett välja, kui vihma sadas. Nii et siit katused lasid läbi ja noh, purand oli vana ja kulunud suure saali purand. Kui te kujutate ette, et on tavaline laudpurand, mis on hästi kulunud. Nii et oksakohad on niisugused kuumaastik aga ometi noh, kõikvõimalikke üritusi sai ka siis tehtud ja tantsitud ja trallatud, nii et ja muidugi nüüd on siin palju muudetud ja muutunud ja isegi juba mõnikümmend aastat tagasi oli teistmoodi kui praegu. Aga noh, siin üks ahi paistab vana olevat veel täitsa. Aga sellised olid suures saalis näiteks. Kuskil meetripikkused puud läksid sinna sisse. Ene Kaldamaa tollane direktris siin majas ja tema pere oli rakendatud siia töösse küll puulõhkujana ja kütjana ja koristajatena ja noh, ja ise ka muidugi nii mõndagi briketti tassitud ja kõike sai siin tehtud. Peale selle, et noh, ka tol ajal olid populaarsed kohviklubid ehk et samuti laudadesse piletid müüdud, ma vaatan nagu tänagi õhtul siin saab olema. Ja Ene põhiliselt hoolitses selle eest, et siin oleks ka mõni külaline, ka siis mõni ansambel või vokaal-instrumentaalansambel, nagu toona nimetati. Või siis estraadimehed või kes iganes huvitavad vestlused toimusid. Millised kultuuriüritused teile siin kõige rohkem meeldisid? Või siuksed meeldejäävamad olid? Need samad, mida ise korraldatud sai, mis sa siin ikka. No neid ei olnud nii suurustel hulkadel, nii nagu praegu. Aastalembit on ikka alati nii kõrgele pannud, et ma imestan, kuidas ja kas ja kaua ta suudab seda hoida, seda taset. Aga meeletu. Ma ei usu, et talle on vastast kuskil mujal maakonnas. Ja noh, siis kaasnesid igasuguste üritustega ikka sellised vaevalised ettevalmistused. Ja väga ootamatud asju tuli ette. No näiteks oli ühel jüripäeval ühe Viljandi neiu diplomietenduse lavastamine plaanis siin.
laululaval. See on 23. aprill, eks ole. Ja tal olid uhked ettevalmistused kõik tehtud ja Rakverest teatrinäitlejad palgatud siia appi ja elus hobused ja maja põletamine, kõik, mis jüripäevaga kaasas käib. Ja meie Enega ja veel tema perega kraapisime laululava nii puhtaks kui sai veel, kevadisest praist ja see, mis lume alt välja sulas. No davai, palun. Uhke lavastus, vabaõhuetendus. Ja ööl vastu jüripäeva vastu seda etendust. See oli siuke poolemeetrine lumi maha. Täitsa karaõul ja terve see päev tormas, nii et hirmus. No vot, ja kõik see läks täitsa vastu taevast, see plaan. Igasuguseid ootamusi. No ja muidugi laululaval oli juba ka tulekul ja tulemas kontserte, esinemisi ja siis mingil ajal sai hakata pillimeeste päevi korraldama. No see oli juba märksa hiljem. See märksa hiljem juba, kui Marek Inno hakkas kaasa tegema siin ja tehniliselt korraldama asja. Noh, midagi eriti meelde jäävat, külaliskontserte siin andsid mitmed bändid, kusjuures peaks olema vist aastal ka kuskil kuulutus, kui oli Marju Länik ja kes ta bänd oli tol ajal. Ja pärast kontserti ütles, et jube hea on siin laulda. Et ta on akustiliselt niivõrd kihvt ja õnnestunud. Ja paljud näiteringid on seda öelnud ka. Et ei tarvitsegi väga ees lavale tulla. Aga jõle kerge on rääkida sinna. Et sul ei pruugi pingutada ega häält ära karjuda, et sind kuuldakse. No vot, et siukene pisikene saalikene ja ta on tõesti õnnestunud. Ja isegi kui seal laulda on saanud, siis on igalt poolt hea laulda, tõesti. Aga need kohviklubi õhtute korraldamine oli sisustamine põhiliselt oligi minu teha tol ajal. Ja ma ei väsi ka ütlemas seda, et näiteks Viktoriin oli lahutamatu osa sellel õhtul alati. Ja juba tol ajal sai kaasa mängitud EPT-s, EPT-s oli kõva mälumängu traditsioon. Ja sai seal kaasa mängitud, individuaalmäng oli seal põhiliselt. Ja Kadrina võistkond oli ka vabariigis tegija tol ajal täitsa. Aga jah, Viktoriin oli siin ja sai üritatud ikkagi ta nii teemasse, mis õhtu teema parajasti oli ja küsimustik tuli sealt valdkonnast ja väiksed auhinnad ja nii nagu ikka see käib. Aga peab ütlema, et seda oodati ja nii ta oli. Võib-olla nooremad kuulajad ei mõista hästi, et mis see kohviklubi siis olla võiks. Kohviklubi oligi niimoodi, et ma ütlen, et enam-vähem samuti nagu täna õhtul siin aset leiab. Me panime saali lauad ja müüsime sinna siis kohad. Ja inimesed tulid siis tol ajal ei olnud veel seda kommet, et igaüks võtab piknikukorvi kaasa. Küll aga napsu.
kes mida tahtis. Vahetevahel oli ka siin, ise organiseerisime puhvetit ja noh, ilma selleta praktiliselt ei tulnudki kõne alla. Kuigi noh, neid, kes ütleme, ebameeldivusi valmistasid, neid ikka piksikuid oli. Aga rahvas oli üldiselt normaalne, ega massiliselt käpuli ei joodud, nagu võiks arvata. Ja siis nad tulid teatud kellaajaks, sättisid ennast sisse, siis õhtujuht juhatas mingi teema, mis siis selleks õhtuks oli võetud ja paraja külalise leitud selleks puhuks, kes seda teemat nagu aitas arendada ja vahepeal oli siis ansambel, kas enda oma, Habe oli tollal või noh, ütleme mingist ajast oli ta nimeks Habe, mille pani Molinna ise. Aga noh, see selleks. Ja siis ansambel mängis tantsuks ja siis olid mängud mõnikord ja selline meelelahutuslik õhtu. Ja midagi noh, erilist nagu ei saanudki välja mõelda, ta läks nagu traditsiooniliselt sihukese mustriga. Et siis me nimetasime seda kohviklubideks. Aga noh, olid ka varemalt igasugused klubid, varasemalt enne mind veel. Siis kui mina noor olin, siis tehti ka juba klubisid siin ja kui Rahvamaja ajalugu olete piilunud, siis sealt leiab nii mõndagi sarnast. Ja noh, mingisugused sellised põhilised võtted on nagu säilinud ajast aega. Et kuidas rahvast kokku saada ja mida siis teha inimestega ja millest nad huvituvad ja et endal ka huvitav oleks ja jälle midagi uut infot teada saadaks. See oligi see põhiline joonis, mis toona seal kohviklubidel olid. Aga noh, praegu on selliseid ehk teemaüritusi rohkem ja noh, projektipõhiseid, noh, teatud mõttes oli meiegi õhtud olid projektipõhised. Aga rahvas oli rahul ja muide, noh, sihukest pattu tunnistame ka tagantjärele, et mingi aeg oli meil isegi suitsetamine saalis lubatud. Ja kujutate ette, mis see õhk siis seal tegi. Aga siis meil oli otsustavus see asi ikkagi ära lõpetada mingil ajal. Millal see juhtus? Ma ei tea. Seal tulekahju ohtu ei tekkinud? Ei, seda ohtu ei tekkinud, aga no õhk oli nii, et kergemad inimesed lendasid lae all. Nii paks. No võt. Kui rääkida veel nendest artistidest, kes on Kadrinas esinenud, ma olen ise kuulnud mõnda huvitavat lugu näiteks Vello Orumetsa kohta. Et kas te oskate ka midagi sellist rääkida, mis nendega juhtus siin? Vello Orumetsast ma rääkisin, kui siin käis laulmas Merle Lilje. Vello Orumetsa laule tema juubelipuhuks. Noh, kas nüüd peab neid seiklusi nii avalikult rääkima? Ei, Vello oli marukuju esiteks. Ja no asi, mis minule muidugi meelde jääb. Tähendab, nad tulid tookord esinema tema ja Tõnu Naissoo. Naissoo muidugi saatis klaveril teda ja tema siis ürgas tublisti neid oma laule. Ja noh, ega ta ei öelnud ära ka pitsist, eks ole. Ja eks see õhtu venis ja tema jälle laulis ja siis jälle istus ja jälle laulis ja siis nad avastasid, et tant, me peame kella 6 olema raadiomajas salvestusel.
midagi need pidid seal salvestama ja et mis see kell juba on. See tont kell on juba 3 ja noh, see olek on ikka päris ümmargune juba. Hea küll, lähme Leningradi rongiga, ütleme midagi seal raadiopoes, küll nad välja kannatavad. Leningradi rong läks ka hommikul kell 6 vist või umbes niimoodi. No ja siis kuidagi saatsime nad jaama, siis raudteejaam veel töötas ja Leningradi rong liikus ja vaatame, Vello läheb ilusti vagunisse. See Tõnu Naissoo läheb ilusti järele, veidi raskusi on, aga ikkagi läksid vagunisse ilusti. Ja natukese aja pärast rong hakkas liikuma. Ja me vaatame, et Vello silkab läbi viljapõllu üle raudteest ja Reinsalu Jüri juurde süüa. Ja seal muidugi pidustused jätkusid. Ja vaene Tõnu vist sõitiski üksinda Tallinna raadiomajja. Ma ei tea, mis ta välja mõtles siis sellest Vellost. Aga noh, nii ta oli. Nii ta oli, jah. See oli selline üks järgsamaid juhtumeid, aga noh, jah, nii mõnegagi nii juhtus ilmselt mõndagi hiljem ja varem. Aga jah. Te mainisite siin ka seda mälumängu. Kust üldse huvi mälumängu vastu teil tekkis? Oi jummel. Me käisime keskkoolis juba telekas mängimas. Mis saatesari, see oli mingi koolinoorte saatesari oli. Ja meie vanematest lendudest juba olid käinud. Noh, lendudest, ma olen nüüd kooli aastapäevaga seotud pisut Viidisraskogus seal siis tekivad lennujutud. No ütleme, meie eelkäijatest olid mõned juba käinud telekas mängimas. Ja siis tuli lihtsalt meie kord. Nagu teised juba lõpetasid ja läksid ära koolist ja me jõudsime sellesse ikka, kus tuleb niimoodi esindada ikka oma kooli. Ja siis me läksime. Ja siis me seal midagi vist saavutasime ka. Ei, mingi viimase küsimusega me saime sugeda, kas see oli pärnakate käest või kelle käest see oli. Aga noh, selleks tulemus ei olegi praegu tähtis. Ja noh, juba kooli ajast hakkas see viktoriinide värk pihta, ega see ei ole kaasa sündinud lihtsalt vist. Siukene huvi. No ja sealt peale. Ja kuna siin Kadrinas oli väga tugev mälumängu võistkond, siis sai juba Kadrina võistkonnas kaasa mängitud. Sellest on vist nüüd juba oma 40 aastat kindlasti. Kui mitte rohkem. Ja siis pärast oli veel Kadrina 2, sest ühte võistkond enam ei mahtunud ära. Ja nii ütleme teadjamad mehed, keda praeguseks vist on üks ainukene alles. Saki Tõnis Sakk. Tema oli üks nurgakivi. Ja siis ta oli Kadrinas õpetaja ja siis oli üks ehitusmees, Selli Juhani Sell. Aga tark mees oli. Siis oma majast oli sealt, kus praegu ma elan, selles majas elas Heino Sõrm. Tema on mitu kirjatükki teinud juba Neeruti seltsi toimetiste sarjas. Siis oli Uno Laur, kahjuks noorelt lahkunud või surma saanud.
sporditeadja, kõva sporditeadja. No ja nii oli, neid tegijaid oli ikka rohkem kui ühe võistkonna jagu. Ja siis EPT-s käis iga nädal, esmaspäeva õhtuti vist oli see. Saime seal ühes õppeklassis kokku ja kordamööda küsisime, nii nagu praegugi enam-vähem võistkonniti tehakse maakonnas. Ja noh, eks sealt midagi nagu külge jäi ja siiamaani küljes vist. Kuigi võiks veel olla, aga... Kevadel 1988 käisite te Põhja-Koreas. Mis põhjusel te sinna läksite? Ega ometi sundkorral. Ei, see oli niimoodi, et ametiühingu kaudu käis õigemini toonane kultuuriosakond pakkus ametiühingu kaudu kultuurireisi. Kusjuures oli teada, et aastaid pole Nõukogude Liidust rääkimata muust maailmast Põhja-Koreas mitte keegi käinud. Vot nüüd avaneb juhus kultuuritöötajatel, sest mingi paar kuud tagasi oli lubatud sinna näitlejate seltskonda Eestist. No vot. Ja kuna ametiühing maksis kinni enamuse reisist, sest ma mäletan, et lennupilet Moskvast Pjönjangi maksis, kas oli 770 või umbes niisugust suurusjärku rubla. Ja sellest ametiühing maksis kinni vist 2/3 kogunisti. Või no igal juhul väga suure osa. Nii et meil läks häbematult odavalt maksma. Ja kuna see kõlakas käis ja pakuti, et kas keegi ei taha minna, ma peaks loll olema, kui mitte minna. Ja saigi vabariigi pealt koguti kokku üks punt kultuuritöötajaid ja mõned raamatukogu töötajad ka, kes julgesid. Ja nii see punt kokku pandigi ja käisimegi ära. Ja nüüd, kui ma vaatan videoid Põhja-Koreast, mis on muutunud? Noh, pilt on natuke kirevamaks läinud, mis puudutab tänavapilti ja kaubandust ja sellist asja. Ja suuri kuldfiguure on 2 tükki. Siis oli 1. Siis oli praeguse liidri vanaisa. Nii et vahepeal jõudis isa valitseda ja nüüd tema ise. Aga pilt on jumalast samasugune. Nii külapilt kui mingi muu pilt. Mis teile sul siis näidati? Või näha oli? Tähendab, kõigepealt me vaatasime seda programmi ja hakkasime seda ise ümber tegema. Piltlikult nii, et noh, okei, siin vedeleme seal suures veekeskuses, eks ole, mis ainukene seal Pjönjanis oli. Ja käime seal saunas, no näidatakse, mis vägev värk. Aga teatrit ei ole. Ühtegi teatrilavastust ei ole. No siis lepiti, et olgu, saate tsirkuse. See on kõige apoliitilisem. Aga mis oli teatris? Teatris olid valdavalt revolutsioonilised draamad või ooperid. Võt see oli nende põhirepertuaar. Ja
ja kino. Kinno mineku võimalust ka ei ole. Ja üleüldse, oma pead ei lubata üldse linna peal käia. Et kui te käite, siis ainult saatjaga. Ja kollektiivselt, nii nagu lapsed lähevad hommikul kooli suure laulukisaga enne kukka ja koitu. No ja siis me kauplesimegi endale selle tsirkuse. Siis oli üks suur kontsert. Nendel oli selle juhtpartei mingisugune suur konverents või kongress oli. Ja selle lõpuks oli siis suurpidulik kontsert. No vaat sinna me saime ka pääseda. Ja no see oli ikka omaette elamus. Muidugi me ei tohtinud minna äärelinnadesse kuskile. Ometi me läksime. Loogiline. Ja nägime seal nii mõndagi. Seda, mida nad näidata ei tahtnud kohe sugugi. Siis ei tahetud lasta meid metrooga sõita. Bussiga lähete. Buss teil on vaat selline, mida rahvas teab, et see on välisturistide buss. Vaat sellega sõidate. Ja sealt võite lehvitada. Aga pilti teha ei tohi. Fotografeerida ei tohi. Või kui tahate teha, siis peate luba küsima. Selle juhi käest, kes meid siis juhendas seal ekskursioonidel. Ja kujutage nüüd ette, kui 30 inimest hakkavad luba küsima. Nad said ise aru, et see on absurd. Ja kuna meil ühel Pärnu mehel oli ikka täiuslik fototehnika tolle aja kohta kaasas. Terve kohvri täis oli tal seda. Ja kuidas ta ennast tollist läbi nihverdas, no vaat see oli suur kunst ilmselt. Aga läbi ta sai ja pilte ta tegi. Ja sinna kontserdile jäi meil jutt pidama, tähendab, lubati meid kontserdile, sisenesime sinna kontserdisaali. Vaatame, must müür ja must vaip on laotatud maha. Tähendab tumedas riietuses kõik need. Võeti linnas ja tume riietus. Me olime nagu ilparakad. Kirjud ja kirevad ja paigutati meid siis sinna istuma ühte kohta ja no läks kontsert lahti ja missugune tehnika. No Jaapani ja Lõuna-Korea ja Šveitsi ja valgustehnika täiuslik. Helitehnika täiuslik. Videoefektid, lumesadu täiesti ehtne. Mingit revolutsioonilist episoodi seal ilmutati meile laval, kuidas sammutakse läbi tormi ja suur juht kõige ees ja karp vajus lahti ausõna. Milline tehniline tase? Mikrid tõusid lava eest siin niimoodi püsti, solistid tulid nagu haldjad. Ja niisugune helikvaliteet ja see pidi iga üheni jõudma. Neoon jooksis seest üle saali taha seina välja. Kirjeldamatu. Meie jaoks oli see ka niisugune ime, et lase aga olla. Aga seda oli hea näidata ja tõesti. Sealt on palju rääkida tegelikult. Ma hakkasin sellest kirjutama. Aga minu saatus ajalehe toimetajana sai otsa siin vallas ja see oli algusaastatel ja see jutt jäi mul pooleli. Sealt oleks kirjutanud küll ja veel sellest reisist, reisimuljeid. Jah. Ma lugesin varastest kodukantidest pärast siis praeguse liidri vanaisa surma, kui te kirjutama hakkasite, et teie üheks eesmärgiks oli siis kusagilt apteegis saada siis seda kohalikku teed. Jaa, oli. Kas te ka selle tee saite lõpuks? Ja saime, kujutate pilti, saime küll.
muidugi mitte apteegist, vaid see oli ühe kuulsa ehituse, see oli mingi tamm millegi vee kinnipidamiseks. Kas seal vist elektrijaama ei olnud või oli? Kuramus ei mäleta. Aga seal oli üks kauplus turistide jaoks. Ja seal oli müügil nii kohalikku teed kui ka muid Hiina teed, mitut sorti, küll rohelist ja musta ja vot sealt ma soetasin omale tõesti ühe hea sortimendi, mida jätkus mitmeks aastaks kohe manustamiseks. Aga jah, nii palju, kui meil oli võimalus linna pidi kolada, seda Penjangi pidi, siis sai jah mõnda apteeki muidugi sisse pöögatud, raamatupoes sai muidugi käidud. Praeguseni on mul plaadikogus üks Korea heliplaat. Kõik meie muusika ja vaatad, kuulad, no Kabalevski, mis Kabalevski või Solovjov Sedoi või noh, kes iganes tolleaegsetest nõukogude. Ei, meie oma, meie muusika, meie heliloojad. Ei hakanud just lausa võrdlema, eks ole, aga no helikiri või see käekiri oli täpselt. Või siis terve pinu mul väikseid brošüüre, Juche idee, mille najal nemad elavad. Tasub lugeda. Jah, ja igasugust muud veel suurele juhile pühendatud kirjandust ja vaat seda lasti välja. Nägid küll, et mul kotis on. Palun. Korea ajakiri. Nii palju kui kulub. Noh, jah, nii mõnigi ajalehtki on sealt veel alles ja säilitusühikuna. Kui nüüd võrrelda, ütleme seda toonast Põhja-Koread, mis ei ole toonase ajaga võrreldes väga palju muutunud ja võrrelda just seda Eesti NSV aega, kui siin käisid Soome turistid, kes ütleme, pidid ööbima või ööbisid siis Viru hotellis, Tallinnast kaugemale ei saanud. Et kas seda saab võrrelda kuidagi niimoodi, et ütleme teie see käik sinna ja mõne juhusliku või keskmise soomlase käik nõukogude aegsasse Tallinnasse? Seda peaks selle soomlase käest küsima, kes oleks mõlemas käinud. Aga ma eeldan, et nii mõndagi sarnast tuleb ette muidugi. Nii mõndagi sarnast. Et noh, selline pakasuha vaimsus. Tähendab, ka seal üritati meile näidata ikka siukest näidis ettevõtet või oleks meid ühtegi põllumajandusettevõttesse või majandisse viidud. Seda ei ole. Sest seal käib kuskil nagu meil 20. aastatel, isegi 20. oli meil ju tehnikat käsitsi. Nii nagu Aafrikas mõned käib see põllu harimine ja toidu kasvatamine omale. Ja väga kiired olid läbisõidud igasugusest külast. Ja kui oli küla, siis oli näidisküla. Ilusad majad. Nagu tõesti näidised. Aga kas seal sees keegi elas? Võib-olla mõnes elas. Aga mõnes ei elanud. Enamikus ei elanud, nii nagu Penjani suurtes majades. Tühjus. Ehtne pakasuhha, jah. Eks meil viidi ka Kiirovisse ja siia Vinni toodi turiste. Vaat kui ilus meil on. Aga igal pool oli nii ilus. Ei olnud ju. Nii et võt see pakasuhha vaim ilmselt annab võrrelda küll. Võrrelda küll sellega. Ja mis me räägime
ka siis oli Eesti ikkagi eesrindlik võrreldes ülejäänud Nõukogude Liiduga, olgem ausad. Ja siin olid ikkagi asjad natuke paremad. Möödunud aastal möödus Kadrina Emakeele ausamba avamisest 30 aastat ja samal päeval, ehk siis 21. mail pärast samba avamist mindi väikse seltskondaga Viru 8 maja ette. Ja kui sel aastal avati seal Aleksander Grimmi mälustend Kadrina Kultuuri tänava raames, siis toona avati Viru tänava maja siis seinal mälestustahvel Aino Ondla Põldmäele ja Rudolf Põldmäele. Ja nagu te juba mainisite, te ise olite toona siis Kodukandi toimetaja ja ka Kadrina valla kultuurinõunik. Kas need ametid olid kuidagi omavahel seotud? No ikka olid. Tähendab, asja täpsustuseks võib-olla nii palju. Jah, ma vist olin siis juba kultuurinõuniku nimetuse all. Aga siis, kui valla moodustamine oli mõni aasta varem, kutsuti toonane vallavanem Jaan Stern, kutsus minu kandma tiitlit humanitaarnõunik. See oli päris algus. Ma isegi ei teadnud, mis ma pean tegema õieti. Keegi meist ei teadnud. Aga ometi siis ta niimoodi kutsus, muide ta on mind varemgi kutsunud, ta on üsna palju määranud minu elukäiku. Jaan Sterni ma mõtlen. Ja siis ta kutsus mind jälle, ütleme, vastsündinud valla juurde. Ja siis peeti humanitaarnõuniku põhifunktsiooniks humanitaarabi jagamist, mida tuli Põhjamaadest süle ja seljaga tol ajal. See ei olnud just põhiline minu ülesanne, aga eks sai seda tehtud mõningal määral. Ja muidugi ikkagi silm peal hoitud humanitaarial, ehk siis haridusel ja kultuurielul. See oli nagu sisuline, et siis hooldada ja arendada või kuidas me siis nüüd tagantjärgi teda nimetaksime. Et niisugune oli see funktsioon, jah, aga jah, siin mälestustahvlite avamisel see oli siis loomulik asi niimoodi seda teha tol ajal. Ise te kõnelesite toona Aino Ondla Põldmäe vanematest ja nüüd sel kuul 1. novembril möödus Kadrina rahvamaja avamisest 95 aastat. Nagu siin juba varasemalt jutuks tuli, te olete pikalt ise selle majaga olnud seotud, aga kui rääkida Aleksander Grimmist, siis milline oli tema roll selle majaga? Minule teadaolevalt oli ta ikkagi määrava tähtsusega isik tolle aja Kadrina hariduselus üldse. Ja üks põhiinitsiaatorid, et seegi maja valmis sai. Ma võin nüüd segi ajada, mis tema ametinimetused siin oli, aga ta oli haridusseltsis ikkagi väga, väga oluline ja tähtis tegija. Ja ütleme, edaspidi on see suguvõsa ju olnud tervenisti ikkagi siitkandi silmapaistvad inimesed. Mis ma muud ikka oskan öelda. Tol korral muidugi
sai ilmselt oldud täpsem ja asjas nagu rohkem sees. aga noh, näiteks aastaid hiljem Alo Põldmäe näiteks laulis ka meie kooris siin Kadrinas natukest. Tuntud helilooja ja klaveri kollektsionäär. aga noh, ma ei oska nüüd täpsemalt sõnadagi, kui et tähtsad inimesed olid krimmid üleüldse ja olulised Kadrina saatuses tegemistes. Korraks peatume äkki veel nendel Kadrina 1990. aastatel. Te mainisite, et te olite siis valla nii-öelda humanitaarnõunik, pidite tegelema mingil määral selle humanitaarabi jagamisega. Milline see olukord siin, ütleme, vallas täpselt oli? No küllap ta oli alguse asi. Selles mõttes, et ma tean, et Jaan ja veel vallasekretär oli tol ajal Grete Lahi. Et nad käisid ka inimestega selles mõttes rääkimas, et kes tahab tulla Kadrina valda, see oli vist seal Pariisi küla ja see kant, ja kes tahab jääda siis tulevasse Tapa valda või oli siis veel mingi vald seal vahepeal. Nii et sellised kõnelused käisid ja noh, ma tean, et rohkem oli tegevust nendel inimestel, kes ikkagi reaalselt selle loomisega tegelesid just nimelt territoriaalselt. Aga mis noh, siin Erika Roger ju rääkis mõne sõnaga sellest samast perioodist. Ja no eks ta niisugune oli, nagu ta oli, mis inimeste elusse puutub. Oh jah, et ma tean, paksu verd tekitas võib-olla minu poolt oli lehetoimetajana natukene ülekohtune. Aga keegi oli jälle kangesti seda meelt, et lehekülgedel avaldada üürnike võlgnikud, üürivõlglased. Praegu tagantjärgi ma mõtlen, et see oli natukene halb tegu. Seda ei oleks pidanud tegema. Et ega siis kerge ei olnud kellelgi ja võib-olla pani see mõned sellised maksma, kes oleksid võinud maksta, aga ei maksnud, ütleme niimoodi. Aga kes ei saanud maksta ja kellel ei olnud maksta, nende suhtes oli see, ma arvan, ebaõiglane. Nii et vabandagu need inimesed veel takka järgi, kes pidid selle pärast kannatama. Ma muidu ei oska öelda selle kohta. Lähme siis juba siia 21. sajandisse edasi. Et 2001. aastal asutati 8 inimese poolt Neeruti selts. Tuleva aasta sügisel saab sellest juba 25 aastat. Kuidas selts alguse sai? Oi, see oli tore. See oli täiesti tugeval sellisel vaimsel tasemel sündinud ettevõtmine. Sest elas kunagi, kahjuks teda enam ei ole, selline esimene ja viimane neerutoloog Enn Loik. Tema elas Udrikus. Aga ta oli asendamatu neeruti uurija ja tutvustaja ja kujundaja ja mida kõike veel. Ja see oli tema soov,
tema tuline soov, et oleks selline selts, mis selle töö nagu üle võtaks või omale võtaks. Või teda aitaks suuresti selles tegevuses. Ütleme nii-öelda neerutit väärindada tänapäeva mõistes, eks ole. Aga kuna sai oldud ka abiks tal seal vallas asjade ajamisega, sest ei saa salata, ta oli üsna selline omapärane kuju. Ja võis olla ametnikele üsna tülikas kuju. Aga see, mis ta mõtles ja mida ta teha tahtis, see oli igati õilis ja tänuväärt asi. Ja sellest sai teda toetatud ja kaasa räägitud juba enne, kui see selts sai loodud. Ja siis tuli jah, tema initsiatiiv oli see põhiliselt, et see selts loodud sai ja et see selts tänaseni tegutseb. Muidugi mõned tegevused, mis toona tehtud sai, nagu matkaradade raiumine sinna Võserikku ja puhastamine, sihtide puhastamine ja nii mõndagi sai tehtud seal niimoodi hoogtöö korras. Et võib-olla need asjad on praegu natukene tahaplaanile jäänud, aga selle eest on jälle, ma arvan, loodushariduse selline on päris tõhus olnud ja just noorte ja laste viimine loodusesse ja selle tutvustamine. Ja selle najal on ka näiteks Kallukse maastikukaitseala saanud kas või minevikuski pisut hooldust ja tähelepanu ja Viitna ise näiteks ja idee oli ka selles, et mis hakkas alguses päris kenasti minema, oli jalgsi matkad Neerutist Pariisi. Väga palju kõlab ja hästi kõlab, eks ole. Tekib kohe küsimus, et missugusest Neerutist, et Eestis on neid päris mitu. Ja kuhu Pariisi? Ta oli selline, ma mõtlen, oli niisugune vemmal mees ka, nii et tal olid väga siuksed ebatavalised ja ebatraditsioonilised mõtted tihti lugu ja kui pärast hakkasid mõtlema, et see on väga vahva iseenesest ja siukene meeldiva kasulikuga ühendamine ja seda ma tahtsin öelda, üks tähelepanu väärne sündmus veel möödunud sajandist paraku, kui tohib. Ikka tohib. Et ju te teate, mille alusel Eesti Vabariik taasiseseisvus. Te mõtlete siis seda järjepidevust või? Järjepidevust just nimelt. Juriidilise järjepidevuse alusel, eks ole. Nii, mida selleks pidi tegema? Nüüd ma küsin teie käest hoopis. Te mõtlete siis, ütleme, inimese tasandil või? Jah. Ütleme, enne 40. aastat pidi olema esivanem, kellel oli Eesti kodakondsus. Jumalast õige. See oli Eesti kodanike komiteede asutamine. Just. Ja tõesti juhuslikult teie ees istub praegu esimese Eesti kodanike komitee esimees. Kui tahate nii. See on päris tähtis termin minu meelest, minu jaoks küll. Ehk et sellest pihta hakkasid need komiteed tekkima siia sinna ja üle riigi. Ja et kadunud Hilla Allaste, siin oli kaastegev ja vedaja. Et ka selles osas on õnn olnud kaasa teha. Ja mitmeid aastaid oli see pakk pabereid,
inimesed said nimekirja panna, ennast kodanikuna fikseerida. Sest millegi muule ei olnud juriidilise järjepidevusele toetuda kui kodanikkonnale. Ja nüüd tulime siia sajandisse. Nii. Millest jutt oli, vabandust? Neeruti seltsist, ja. No vot, ja siis me tulimegi siin samas allkorrusel kokku ja sai see asi loodud. Ja Neeruti seltsi egiidi alt sai neid samu Neeruti seltsi toimetisi nii koostatud kui toimetatud kui tellitud. Nii vormistatud kui paljundatud. Oma koopiamasina ma keerasin praktiliselt tuksi sellega. Tollel ajal koopiamasin oli päris haruldane asi. Aga siis ta enam nii väga haruldane ei olnud, aga ta oli kallis asi. Ja kuna abikaasa on arhitekt oma elukutselt ja tal oli tarvis ikkagi koopiaid teha ja palju teha teinekord. Ja ta tegi kõik ise praktiliselt ja joonistas. Siis loomulikult ma kasutasin selle koopiamasina ära. Aga kuna käis sealt ime õhuke paber läbi tavaline, kui ka paksud kaaned papist. Nii et tegi üsna palju liiga sellele masinale. Kuigi ta praegu veel funksib. Küll tõrgetega, aga funksib. Vähendab ja suurendab. Aga siis oma 20 numbrit vist sai seda tehtud. Need toimetisi. Nüüd on ta natukene jäänud ka nagu on üht-teist tulnud ka ja tähelepanu on natukene mujal. See nagu noor ajaloolane äkki koostas veel mõned. Me õpime mõlemad ajalugu. Isegi mõlemad. Tore. Tore. Aitäh teile ja tund täis ja kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus Neeruti. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus Neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 18. saade on eetris juba 3. detsembril. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk Neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et Neeruti neidudelt siis muusi saad.